mõtled suitsupääsud seekord jäävadki. Luba, et päike ei passi pilves enam päevagi. Mul tuletab meelde, et kõigil ilma rahvastel on olla vapustavalt hea. Ja siis oleme päikseloojangur. Päike loojus ära just. Natuke jama jah, siis asukoht on veits halb. Normaalne mingi takistusrada oli siia saada ja see... Ma ei teadnud, et see autoga ligi ei pääse, ma ei tulnud selle pealegi. Mina tahtsin veinist ennast täna purju juua, nüüd ma ei saagi. Nii, nüüd anname kingitusi. Teise aastapäeva puhul. Ma otsin sulle nüüd seda. Ma hakkan sul kingitust andma, vendatab TikToki lahti. Alloo. Ma kirjutasin sulle midagi. Kirjutasin sulle pisikese raamatu. Juhul kui mind ei ole. Miks sind ei ole? Olen maal või mina ei tea, metsalaagris. Mitte, et ma ei hakka surema. Hakkad surema? Ei, ühesõnaga, kui mind ei ole su kõrval, siis loe seda. Ilusat teist aastapäeva. On valugi ja vaevu, öös on valgeid laevu, ka praegu. Lausud õpkud mitte kõik, nii pätte saan meid poolega. Ma tunnen lihtsamani. Mind hoiab põuet taskus super suure hoolega ja need, ma olen jätkuvalt see. Lausud õpkud mitte kõik, nii pätte saan meid poolega. Aitäh. Mul on ka sulle raamat. Aga natuke teissugune. No. Issand jumal. Mida? Tissid. Eile, mis meil nagu natukene untsu läks selle ööbimisega, oli see, et ma vaatasin küll neid RMK-alasid, aga ma ei tulnud selle pealegi, et vaadata, kas nagu nendele pääseb ligi ka autoga. Ja nüüd me lõpuks endappisime kuskil lihtsalt mere ääres, kus ei olnud järsku nagu rannikut, kus ei pidanud mingi seiklema, mingi järsult alla minema. Kuigi siin kõrval tegelikult on, me sõitsime mööda ka selles siin suht mere lähedal, on küll üks RMK nagu lõkkeplatsi see, aga seal juba keegi oli ees, nii et me lihtsalt tuimalt sõitsime edasi ja panime kuskile mere äärde, reaalselt suvaliselt mere äärde oma kodupisti. Ja siis me literaali olemegi lihtsalt mere ääres. Ja tänane plaan, ma ei teagi, praegu me veits oleme, sööme natukene ja siis pakime oma kodu kokku ja lähme vaatame, ma ilmselt tahaks sinna Toila Oruparki minna, seal on väga ilus. Lauri tuleb seal piima ja kõbinatega. Breakfast is served. Korda mul veel, et homme on ka päev. Ehk siis lausud õpkud mõtted kõik, nii pätte saan meid poolega. Ma tunnen lihtsamani. Mis juhtus? Nagu ei tule. Kui olin arem ja palju parem.
mingeid laevu ka praegu. Lausud õpid mitte kõik, nii petta saan meid poolega. Ma tunnen lihtsamani, mind hoiab põuet taskus super suure hoolega ja need, ma olen jätkuvalt siin. Lausud õpid mitte kõik, nii petta saan meid poolega. Ma tunnen lihtsamani, mind hoiab põuet taskus super suure hoolega ja need, ma olen jätkuvalt siin, ei kadunud kuhugi. Lausud õpid mitte kõik, nii petta saan meid poolega. Super suure hoolega. Lausud õpid mitte kõik, nii petta saan meid poolega. Super suure hoolega. Lausud õpid mitte kõik, nii petta saan meid poolega. Me lähme kohe Juga vaatama. Oranž maja vaata. Lõpeta oma majadega. Oh my god, vaata seda, see on reaalne villa. Oh my god, sa vaata teed. Ei, aga nagu reaalselt, what the fuck, millega inimesed tegelevad? See Toila. Vabandust väga, aga minu jaoks nagu normaalne perseauk, eks ju. No ma ei teadnud, et seal oleks midagi peale spa, eks ju. Läheme sinna, see on mingi fucking häärvereid täis. Reaalselt nagu what the fuck, mis fucking nagu, kas kinnisvara hinnad on odavad või nagu mis toimub? Ühesõnaga, me lähme Juga vaatama ja loodetavasti seekord Lauri ei kuku kuskil kivide peal. Ahahah. Hello guys, today we're a big waterfall right here in North Estonia or whatever. Guys, look, very big water right there. Yes. Let me zoom. Yes. Big water. Kogu Maarjamaa teeb hääli. Kuidas kosk oli? Küll. Jaa. No. See on see, mida ma taga ajasin. Ma ei tea, kuidas me sinna alla saame. Ja kas ma saan sealt pilte. Aga ma väga tahaks. We made it! On vahetuseks tööl, ringte pealinn on finiš. Seal mu sõber tangib sinist, naabrimeest nägin rinis. Kõik muu mulle pinin. Sul on juured nagu puur, neid ei peida. Proovida võid, kuid lahti ei saa. Ja kui tipu sul on tuur, neid ei heida. Viit. My god. Kaheksa saab kohe. Lauri mugib. Näeme. Mida tegid? Ma olen üpris kindel, et see ei peaks põlema. Kartul. Tulime väikse loengut vaatama. Ja siis meil on üks lauamäng. Mina ei ole mänginud seda. Lauri on. Ja siis meil on munškinit. Väga palju munškinit. Meil on mingid kooki, ähkleid, arvuusi. Kõige veel. Kõige. Jah. Meil ehtne parm. Mida? Lauri tuleb sealt. Teada, kui me eile kaklesime mingite kärenetega reaalselt, siis täna on siin nii rahulik hommikul. Tõesti ulme. On ju, Lauri? Nii, kustuda situt, et nüüd on veel vaja pesta ja kammida ja läheb päev edasi. Lauri tahab ujuma minna.
jah. No suht higine on olla. Või nagu mitte higine, aga kas sa saad aru, et sa ei ole 3 päeva pesnud ennast normaalselt. No vetvaippsidega oleme, aga jah. Ja kas ujumine ka ei aita seal? Aga see nagu ikkagi tõmbab värskeks kuidagi. Me hakkasime hommikusööki tegema lõpuks Mati. Kell on saamas 11. Jäime veits hilja peale oma hommikuga, nii mõnus oli magada. Ostsin eile klaase omale jälle. Ärge küsige. Aga nii ilusad, mulle meeldivad. Siksed. Ja piisavalt hea suurusega ka. Ja hommikusöögis on võikud. Ja kuid lahti ei saa ja kui tipus on tuul meelt ei heida. Mis mullast on võet, mullast ka saa. Rinde pealil on Rapla. Siin keele jäis leiti naftat. Lõõrudes pole sambaid. Aga mina näitan teile, milline meie auto välja näeb. Põhimõtteliselt seal on meil külmavast toiduga. Minu asjad, köögi mingid asjad. Lauri kott on veel autosse panemata. Ma ei saanud seda väga lihtsasti kinni, aga teie jaoks. Tada! Full täis. Enamus on magamisasjad, madraats, telk, voodiasjad, seal taga on ka voodiasjad. Siis siin on mingi grill ja pann ja siin on lauamängud. Ja MC puud ja süsi. Ja Lauri asjad on ka veel tulemas. Lauri tõb veel asju meile siia. Ja. Nä! Tulime mingid astanguid vaatama. Vot siin ma ei ole küll käinud kunagi. Treppe. Jaa, vares. Vaiko, vän üks soolo siia.